Täna ma näitan sulle, kuidas teha algust koduaias komposteerimisega selle Elho 200-liitrise komposteri abil. No kui sa ei ole veel kompostimisega kokku puutunud ja see võib tunduda natukene hirmutav, siis sellest pole midagi, ma kohe tutvustan sulle 3 põhimõtet, mida järgides sul kodus komposteerimine kindlasti õnnestub. Ja selleks sa pead leidma oma koduaias sellele komposterile sobiva asukoha. Siis on paar nippi, mida sa võiksid teada siis, eriti kui sa just alustad selle orgaanilise materjali ladumisega siia komposteri sisse. Ja kolmandaks ma tuletan meelde paar nippi, kuidas seda komposterit ikkagi töös hoida, et need vihmaossid ja just mikroorganismid, kes siin komposteri sees seda tööd teevad, et nemad saaksid oma tööd siis jätkata ja ikkagi seda orgaanilist materjali lagundada. Et sa saaksid tegelikult juba paari kuu pärast siit alt väiksest luugist seda värsket komposti välja võtta ja sellega siis oma aiamulda rikastada. Aga kõigepealt ma tutvustan sulle seda Elho komposterit. On 200-liitrine ja see ongi selline paras maht ühe koduaia pidamise jaoks. Ja ta koosneb 3 osast, et kõigepealt siin peal on gaas, siis on see mahu andmise koht komposter ise ja tal on põhi ka all ja ma näitan sulle neid natukene eraldi ka. See gaas käib ära väga kergelt sellise ühe liigutusega, selleks, et sa saaksid ka ühe käega seda komposterit täita. Niimoodi hästi lihtsalt. Siis on see komposter ise. Ta käib siit alt niimoodi lahti. Ta on seesti praegu veel tühi. Ja siis on selle komposteri põhi. Temal on ka väga tähtis ülesanne, sellepärast, et see komposteri põhi nendest väikestest avadest laseb küll vihmaussid siit alt sisse, et nemad saaksid ka lagundamisele kaasa aidata. Aga samas ta hoiab eemal igasugused närilised, keda me tegelikult ei taha ju siia. Ja kuna sellel komposteril on gaas ka peal, siis ei pääse ka linnud ega muud elukad siia sellele komposteeritavale materjaliligi. Ja nüüd ma panen ta tagasi, et ma panin selle põhja paika, aga enne ka ma vaatasin, et see pinnas siin all oleks ühtlane, selleks, et see komposter siis täitmise ajal, kui juba raskemaks muutub, et ta külili ei vajuks. Ja nüüd ma lihtsalt panen selle komposteri siia peale. Kui ma õrnalt siia peale vajutan, siis ta fikseerub siit alt ära ja siis ei olegi muud, kui lihtsalt vaadata, et gaas ikka peal oleks. Ja see Elho komposter on selline nägus, et ega teda tegelikult ju kuhugi ära peita ju ei tahagi. See on sellepärast, et siia plastiku sisse on pandud erilisi pigmentvärve, mis siis ka välitingimustes säilitab selle toote väljanägemise. Aga eriti tore on see, et selle komposteri tootmisel on kasutatud 100% taaskasutatud materjali, mistõttu tema ülesanne teha ka meie jäätmetes uut mulda on ju vägagi asjakohane. Kui sa valid ka seda asukohta, siis oleks hea, kui sa saaksid valida sellise koha, mis on sulle ikkagi piisavalt lähedal, et sa tahaksid tulla siia oma näiteks köögijäätmeid tooma, aga samas ta võiks olla varjus või poolvarjus, et päikse kätte ei maksaks komposterit panna. Aga varjus ja poolvarjus on seda kompostimise protsessi ju ennast ka palju kergem kontrolli all hoida ja siis ta ei kuumene ka üle, kui ta oleks näiteks täiesti avatud kohas lauspäikese käel. Ja mida siis teha, kui on aeg hakata seda komposterit täitma, et mina leidsin temale juba sobiva asukoha siin varjus selle sarapupõõsa all. No, oluline on see, kuidas sa seda algust teed. Ja komposteri põhja võiksid sa teha sellise nagu padjakese ja see võiks koosneda just süsinikurikast materjalist. Kompostimise põhimõte ongi selline tasakaalu leidmine süsinikurikaste ja lämmastikurikaste materjalide vahel. Ei ole tähtis, mida sa oma komposterisse paned, et see ikkagi sõltub sellest, mida sinu koduaias või majapidamises tekib. Aga minul on siin näiteks ühe lemmiklooma allapanu, mis on saepuru, mis on süsinikurikas materjal ja näiteks ühed puulehed siis, mis tuul oli jällegi minu aias lahti lükanud ja täna ma siis korjasin need jälle kokku. Ja vastukaaluks siis lämmastikurikkad materjalid on kindlasti sinu köögijäätmed. Et siin on ka kohvipaks, mis on küll pruun, aga tegelikult on ta väga hea lämmastikuallikas. Ja siis on siin toidu valmistamisest jäänud mõned köögiviljakoored ja ka näiteks munakoored, miks mitte. Ja teiseks aias tekib meil ka lämmastikurikkaid materjale, et siin on mul näiteks värske muruniide, aga väga hästi sobivad ka näiteks väiksed pisikesed viljahakatised või näiteks sinu lehtpuuheki rohtsed kasvud. Ja oluline pärast seda, kui sa oled selle süsinikurikka padjakese siia alla valmis teinud, mis siis hakkab ka selle komposteri sisemist niiskust sättima, siis oluline on neid süsinikurikkaid ja lämmastikurikkaid materjali
üksteisega kihiti laduda selliselt, et nende vahekord oleks umbes 1 ühele. Kui sa paned ainult süsinikurikkaid orgaanilisi materjale, siis see lagundamine ei lähe nii hästi käima, sellepärast et nendel mikroorganismidel on ikkagi seda lämmastikku ka vaja, et see on nende kütus nende elutegevuseks, et nad siis saaksid seda lagundamist teha. Teine hea põhjus, miks laduda süsinikurikkaid ja lämmastikurikkaid ehk siis pruune ja rohelisi materjali kihiti, on see, et see tagab selle, et siin komposteri sees on piisavalt õhku nende mikroorganismide jaoks, et see protsess peab ikkagi olema päris kindlasti aeroobne. Ja kui sa paned ainult lämmastikurikkaid, siis lõpuks on see materjal liiga märg, tekib anaeroobne keskkond ja jällegi hakkab sealt tulema hoopiski paha lõhna ja see lagundamisprotsess ei ole selline, nagu meie tahaksime. Nii, aga hakkamegi siis seda komposterit täitma. Nagu ma ütlesin, siis kõigepealt ma panen siia alla sellise nagu patjakese ja alustan siis nende puulehtedega. Ja kui sa tahad vahepeal ikkagi seda materjali segada ka või sättida, siis ma soovitan just kasutada sellist plastikust elhokühvlit, et sellega siis ei vigasta ka seda komposterit ja tema eluiga on veelgi pikem, natukene laiali ja mulle tundub, et siia tekkiski selline paksem kui 10 sentimeetrine kiht praegu, mille peale ma hakkan siis vaheldumisi lämmastikurikkaid ja süsinikurikkaid ehk siis rohelisi ehk pruune materjali laduma. Et järgmise kihina ma panengi siis oma köögijäätmed, et siia lähevad need banaanikoored, mingisugused köögiviljajuurikad ja siis munakoored, aga need võiksid ka peose algusel natukene peenemaks teha. Et nemad küll ei lagune ära, aga nad annavad kaasa väga palju kaltsiumi ja tekitavad sellist paremat struktuuri sinu kompostile. Ja siis kohvipaks, mis on ka väga hea lämmastikuallikas ja meeldib ka väga kuuldavasti vihmaussidele. Et ka see läheb siis siia. Siis järgmise kihi ma panen jällegi sellist süsinikurikast materjalit. Siin on mul saepuru, mis on olnud siis ühe jänku allapanu. Lihtsalt selliselt, et ära kataks. Ja eks see üks vahekord on ka selline natukene mõtteline, sellepärast et sageli on need materjalid ka kuhevad. Ja eks olulisem on ikkagi see, et kui sa kodus komposterit laod, kasutad ju ikkagi seda materjali, mis sul olemas on. Nii et kui sul on väga palju just köögijäätmeid, siis on hea natukene hoida seda pruuni materjali kuskil natukene tagavaraks. Et kui sa jällegi tood köögijäätmeid või siin minul parasjagu on need murujäätmed, siis on võimalik neid süsinikurikka materjaliga jälle katta. Et kogu aeg oleks siis midagi olemas. Jälle järgmise kihi ja nüüd panen jälle sellele muruniitele, mis on lämmastikurikas, jällegi seda saepuru peale, mis on siis pruunmaterjal ja süsinikurikas. Ja selliselt ma käingi teda siin täitmas ja käivad vahepeal ka minu pereliikmed, aga et ta ikkagi käima läheks, selleks on meil vaja mikroorganismide abi. Ja siin on kompostigraanulid, need on Primuse omad ja see sisaldab neid mikroorganisme, kes siis niiskuse toimel ärkavad ellu ja hakkavad siis seda lagundamistööd tegema. Ja sellest ühest pudelist piisab 2 ruutmeetri komposti tootmiseks. Nii et sellest piisab kohe pikaks ajaks, aga praegu ma lihtsalt natukene pool peotäit pudistan siia laiali, et ta saaks juba tööle hakata. Ja kuna see materjal, mis ma siia praegu panin, on natukene selline kuivemapoolsem, siis ma valan siia peale ka 2 liitrit vett praegu. Aga kui sa saad teha alustuseks sellisema suurema ja paksema pruunimaterjali padjasi alla, siis sa võid rahus siia ka näiteks 10 liitrit peale valada, et ta ikkagi päris kenasti käima läheks. Ja kui ma nüüd seda kastan ka, siis need mikroorganismide komposteerimise graanulid, nemad ka ärkavad ellu ja hakkavad siis oma seda tähtsat lagundamise tööd tegema. Ja mikroorganismide elutegevuse tagajärjel see temperatuur ka siin sees natukene tõuseb ja see on täiesti normaalne ja tegelikult ikkagi täiesti ootuspärane. Ja vahepeal ka, et kui sa oled ikkagi väga usin komposteerija, siis sa võid vahepeal selle plastikust elhokühvliga natukene seda materjaliga segada, siis sa näed ka, et ega ta ei ole liiga kuiv või liiga niiske. Ja sel juhul on ilusti kõik tasakaalus ja sa võid kindel olla, et juba paari kuu pärast saad sa seda väärtuslikku kompostimaterjali siit võtta. Ja nii lihtne see oligi, mitte midagi keerulist siin ei ole. Kõik need vahendid ka, mis ma kasutasin, on saadaval Horticumi e-poes ja erinevate edasimüüjate juures. Ja sinuga kohtume juba järgmises videos.